Tere tulemast lohutustundi number 15. Kui eelmisel korral rääkisime raudteeristete ohutusest pikemalt, siis tookord hõigati välja, et üks uudne lahendus on pakkumisel ja kuna tookord ei olnud aega sellest detailsemalt rääkida, siis täna võtaksime selle ette ja kui jõuab, siis räägiks ka veel Kanama sõlmest. Siin oli üks väikene juhtum, mida võiks natukene analüüsida. Ja võib-olla jääb veel natukene nipet-näpet teemat, muud teemat arutada, ja läheks asja juurde, et raudtee ohutusest võib-olla sissejuhatusena ennem kui ma annan nii-öelda pikemaks ettekandeks Allanile sõna, siis et mõnes mõttes see raudteeohutus on üsna absurdne ja liiklusreeglid vahetevahel me arvame, et pannes seadusesse mingeid klausleid ja kohustusi, et siis sellega nagu muutub midagi ohutuks, siis reegleid võib ju täita ja peab täitma, aga mõnikord vaatad, et kas ikka on üldse võimalik täita. Ja meil on liiklusseaduse paragrahv 19 liikleja kohustused raudtee ületamisel öeldud, et nähes või kuuldes lähenevad raudteesõidukit, tuleb sellele teed anda. Ja siin mul üks lähisugulane just jagas pilti oma igapäevasest raudtee ületamise kogemusest ja on näha udune pilt ja nüüd on küsimus, et kas peaks ootama, kuni udu ära kaob või võib ta siis nii-öelda ületada teed, või kuidas sellest klauslist nagu aru saada, et tõepoolest ettevaatlik, tähelepanelik peab olema, aga kui ei ole võimalik seda rongi näha, et mis me siis teeme. Teed anda justkui ei saa ja siis lepime sellega, et meist sõidetakse üle. Et ainus ohutu raudtee on isoleeritud raudtee, aga seniks, kuni raudteed ära isoleeritakse, peame ka kuidagi ellu jääma ja võib-olla on meil täna üks lahendus siis pakkumusel, et Allan, kui sa jagaksid võib-olla oma esitlust nüüd, siis Ma võib-olla kõigepealt räägin natukene ka vahele, enne kui Allan käivitub, et tänases linnade-valdade konverentsis oli ka Allani esitus ja tekkis uuesti küsimus suurema ohu valdajast ja kui me oleme harjunud käsitlema auto ja jalakäija kohtumist, siis et suurema ohu valdaja on autojuht, kes vastutab rohkem või ütleme niimoodi, et jalakäija vastutab oma tervisega, autojuht vastutab ilmselt ainult varaliselt, siis tekkis küsimus, et aga võib-olla on suurema ohu valdaja hoopis selle teeomanik, ehk siis siin antud juhul võib-olla mitte rongijuht, vaid raudteeomanik. No nii ta ilmselt ongi ja kui eelmine kord mainisime, et raudteeseaduses on sõna ohutus vist mingi 360 korral mainitud, siis et justkui nagu infrastruktuuri valdajal, haldajal on ohutusvastutus, aga samas on pandud raudteeristete osas vastutus selgelt kõige nõrgemale liiklejale ja see ei ole normaalne. Et see vajab nagu selget muutust. Aga nüüd saab Allan oma ettekande, võib-olla saab esitlusmoodi ka panna. Tänan. Kas on pilt nähtav? On pilt, aga praegu on see nii-öelda editori mood. Vot nüüd on jah õige. Tere päevast, Allan Lahi. Toimetan E-Pavementis, olen üks selle asutajaid. Meil kokku 6 aktiivset või vähem aktiivset inimest seal, pluss veel hulgaliselt kaastöötajaid. Oleme teinud mõned ülekäiguradade rakendused reguleerimata radadele ja reguleeritud ülekäiguradadele.
ja paari aasta eest tekkis Saue vallal huvi, et läheb multimodaalne liiklussõlm rekonstrueerimisele ja kasutada seal e-paymenti lahendusi. Nad olid näinud, kuidas nad töötavad Mustamäel, Viimsis, tekkis huvi siis meie lahenduste suhtes. Ja see asukoht on Saue jaamahoone juures, jalakäijate ülekäigu kohal. Ma tähendab teeületusel, ma praegu ei peatu autoteeületusel. Sinna tuleb siis ülekäigu kohale jalakäijate nii-öelda ootealale väljapoole raudteetsooni pinnasesse katendipaneelid, mis hakkavad andma erinevaid värvilisi signaale, erinevad rongi tuvastuslahendused, mida on võimalik laiendada ka jalakäija tuvastusele ja kummalgi pool on veel 1,5 kilomeetri kaugusel veel täiendavad tuvastusvahendid. Aga täpsemalt sellest räägiks võib-olla edaspidi. Põhiprobleem on sama tasandil istumise või lõikumise korral jalakäijate ja rongidega on see, et kergliiklejatega on liiga palju õnnetusi ja nad tikuvad olema kas väga raskete või fataalsete tagajärgedega. Ja siin on ka inimkäitumise mõju olnud, näiteks üks on tähelepanu hajumine, kasutatakse nutiseadmeid, kuulatakse muusikat, ei tajuta ega märgata hästi ümbritsevat keskkonda ja elu on kahjuks näidanud ka seda, et isekäigu panna sinna need šikaanid või mis tahes torustikud vahele, ikka leitakse see tee rongi alla üles. Jalakäijad liiguvad väga palju, pilk on allapoole suunatud mingil põhjusel, põhiliselt nutiseadmed, kuulmine on blokeeritud ja võib-olla tõkkepuid. Eestis ma ei tea üldse, et oleks neid tõkkepuurakendusi, aga nad ei pruugi ka olla alati rakendatavad. Ja siis meie ettepanek oligi seal, et kergliikleja, kui ta läheb, on ta siis jalakäija, rattur, tõukerattur, saaks aegsasti läheneva rongi kohta valgushoiatuse. Saue vallaga oleme praegu läbi rääkinud selles osas, et see võiks hakata toimima umbes 30 sekundit enne prognoositavat rongi lähenemisaega. Suheldes Eesti Raudteega, meil on praegu see projekti kooskõlastamine võtnud kaugelt rohkem aega kui nagu ettevalmistavad tööd selle riistvara hangetel ja kokkuseadmisel. On kõigepealt see, et mis tahes liidestus Eesti Raudtee infrastruktuuriga oli keelatud. Meile ei anta informatsiooni nende infosüsteemist, kuigi me näiteks spooride puhul oleme võtnud optronite abil lihtsalt signaali, et sealt tuleb midagi puhtalt ühepoolse sidemega. Ei lubatud panna sensoreid rööbastele, et tuvastada vibratsiooni abil näiteks rongi lähenemist. Ja meil pole ka reaalaja ligipääsu veeremi andmetele. Seetõttu läksime teist, me pidime välja arendama oma süsteemi, suhtlesime oma partneritega põhiliselt USA-s ja Ühendkuningriigis süsteemi leidmiseks. Ja siis leidsime, et meie süsteem peab toimima autonoomselt sõltumata Eesti raudteesüsteemidest ja Eesti raudtee tingimusena see tuli paigaldada väljapoole raudteetsooni ja tema usaldusväärsus peab olema kõrge. Pluss veel see, et töökindlus peab olema erinevates ilmastikutingimustes tagatud. Seetõttu langes kohe ära kaamera lahendus, sest kaameraga on väga keeruline jälgida ka GDPR-i, kaamera ei näe läbi vihma, läbi udu, läbi lumesaju. Kasutame erinevaid raadiolainetel põhinevaid, erinevatel sagedustel põhinevaid lahendusi põhimõtteliselt millimeeterlainetel ja siis lidari süsteemi. Selleks, et tuvastada veeremi liikumist, suunda ja hinnata tema kiirust ja samuti ka kiirendust on siis positiivse või negatiivse märgiga ja siis selle abil arvutada ja prognoosida selle veeremi eeldatav jõudmine ülekäigu kohale. Muidugi on väljakutse selles, et mida teha siis peatuva rongiga, ilmselt siis see hoiatus põleb kauem. Meie paneelid, mis on tee sees, need ei ole liiklusjuhtimise vahendid ega liiklusreguleerimise vahendid. Need on puhtalt täiendavad informeerimise abinõud. Seetõttu me ei ole praegu ka standardiseerinud neid ühegi liiklusmärgi järgi, sest maa sisse paigaldatavatele signaalidele ei tea taolisi nõudeid olevat. Ja meil on siis natukene julgus ka see, et kusagil 7 või 6 aastat tagasi paigaldati VRN-i ülekäigu kohale üks itaallaste karbikene, kõrvale suur elektrikilp ja see olevat olnud päris kallis. Meie lahendus tuleb
sellega võrreldes tunduvalt odavam, vähemalt ühe pindalõhiga kohta. Ja see lahendus, mida me paigaldame, tal on 3 komponenti põhilist ja siin on foto näidiseks Smartoni Maardu logistikakeskusest on meie e-katend, mis annab siis erinevaid signaale. Näiteks ta võib nii-öelda rahuajal vilkuda rohelisega aeg-ajalt näitamaks, et ta töötab. Ja rongi lähenedes on kokkulepe praegu Saue vallaga, et ta hakkab lihtsalt punaselt vilkuma. Me saame muuta vilkumise eredust sõltuvalt ilmastikuoludest või intensiivsust ja kui vaja, siis ka värvi, sest meie paneelid on varustatud RGB LED-idega, mis on päris hästi juhitavad grupiviisiliselt. Tema sensoorika on autonoomne sõltumata Eesti Raudtee infosüsteemidest ja andmeside üksuste vahel on siis tagatud nii raadiorainetega kui ka interneti kaudu, vähemalt dubleeritud. Juhtmevaba ühendus saab olema ülekäigukoha läheduses oleva juhtploki ja siis sensorite juhtkappide vahel. Pluss siis on veel juhtimissüsteem ja juhtimissüsteem on meil selles mõttes konstruktsioonist lahtine, et kuna seda teevad Eesti elektroonikud enam TalTechi taustaga, siis seda juhtimissüsteemi saab pühendada mis tahes muude infosüsteemidega. Põhimõtteliselt kui ka näiteks need radarlahendused koguvad infot mingite liikuvate veeremi tüüpide kohta, siis seda infot on võimalik jagada kellegagi, kellel on selle saamiseks õigustatud huvi või jalakäijate infot või muude sõidukite kergliikujate infot. See on tuleviku võimalus ja kui leitakse näiteks vajalik olevat tõkkepuu paigaldada, siis ka selle liidestamine on äärmiselt lihtne. Selles Smartoni lahendusest meil on niimoodi, et me saame lähtesignaali tõkkepuu juhtblokist, siis meie juhtblokk annab käsu ja lülitab vastavalt tuled ümber vastavalt tõkkepuu asendile. Kui tõkkepuu on all, siis on jalakäijatele roheline teepinnal ja kui tõkkepuu on tõusnud, on jalakäijatele punane või kui tõkkepuu hakkab tõusma. Ja kui on vaja, me saame pinnida tuhandeid kordi, aga mõistlik oleks kusagil 500 korda sekundis analüüsida. Sellega saab piisavalt hea sageduse. Ja kui võtame, et rongide lubatud suurim liikumiskiirus teoreetiliselt on Eesti Raudteed üldse vist 160 km tunnis, korrutame selle 3,6-ga, siis 1,5 kilomeetri pealt me jõuame piisavalt aeglasti anda hoiatuse selle rongi või mingi muu veeremi kohale jõudmise aja kohta. Me saame nende pingide abil saab süsteem selle päris edukalt prognoosida. Me võime interneti kasutada, mõtlesime 5G, 4G ühendust ja on praegu ka Starlinki päris sobivad ühendused. See on kõik selline hilisem tehniline küsimus viia ühendus veel kiiremaks, veel paremaks, aga sellest hoolimata süsteem töötab. Mis on lahendamist, on kõigepealt inimkäitumisega seonduv töörežiim, kuidas ta töötab. Meie töörežiim on plaanitud niimoodi, et teda saab interneti kaudu seadistada, ei pea koha peale minema, saab üle serveri seadistada. Ja loomulikult seal on tulemas ka korralik turvakrüpto. Ja kuidas hinnata selle süsteemi mõju turvalisusele, et kas sellest on abi, eks ole, kas sellest ei ole abi. Näiteks sellest täna just sel päeval diskussioonist oli see esile, et hinnata hukkunute järgi ei ole õige, et võib-olla hea meetod oleks see, et kui hinnata, et kui turvaliselt inimesed või raudteeületajad endast tunnevad. See on vast selle turvalisuse kõige parem näitaja. Ja kindlasti ka see küsimus, et inimesed ei muutuks sellest süsteemist liiga sõltuvaks ja kuidas vältida nende liigset usaldussüsteemi vastu. Võib olla probleeme, miks süsteem ei tööta. Kunagi ei saa vältida ka seda, et mingil moel süsteemi häkitakse sisse, et inimese enda mõistus peaks ka ikkagi jääma. Ja seesama, et kas süsteem üldse töötab selle rohelise vilkumisega, ma annaksin hea indikatsiooni. Ja võib-olla on veel midagi inimkäitumises, mida tuleb arvestada ja selle lahtise ja serveri kaudu seadistatava süsteemi abil saab talle anda juurde erinevaid ma kutsus neid kelladeks, viledeks võib-olla, aga tegelikult neid olulisi funktsioone, millele võib-olla esialgu ei oska mõelda. Juuni lõpp on meie lepinguline seadistamise tähtaeg, kui ta peab hakkama esimeses lähenduses tööle ja edasi saab teda viia järjest täiuslikumaks. Me teeme nii-öelda minimaalse väärtusliku toote, paigaldame maha ja hakkame teda tuunima ja tuunima paremalt. Ja sealt saame kindlasti ka
päris palju olulist tagasisidet selle kohta, et mida ja kuidas võiks nendega täiendada. Nüüd e-paymenti e-katendid iseendast, me oleme ka läbinud päris pika tee. Me saime suhteliselt kiiresti selle kapseldusmeetodi ilmastiku kindlaks. Nad on sool vees, need kivide endaga ei juhtu mitte midagi seni, kuni neid metallasjaga ei lõhuta. Aga meil olid probleemid kivide vahelistes ühendustes, ühendusjuhtmetes, keelkarpides, keelboksides. Oleme jõudnud sinnamaani, et kasutame praegu väliste ühenduste puhul nii autotööstuses kasutatavaid juhtmestikku kui ka Teflon-laadse ETP kattega juhtmestikku, mis on ette nähtud siis MIL ja Space standardile. Nad on pärit meie Ühendriikide tarnijalt. Siis süsteemi... Ma küsiksin praegu vahele seda, et sa praeguses lahenduses neid jalakäijaid ei loenda. Ehk siis üks mõte tekib nagu sellest, et kui me jalakäijaid ka loendame, palju seal ületas, siis saame võrdluse, kui palju nendest läks punase tulega. Ja see on absoluutselt mõeldav ja ma arvan, see on väga vajalik ja samamoodi autodel liikluskäitumise hindamine, et kui paljud autod peatuvad, annavad teed ja kui paljud autod sõidavad millises kiiruse vahemikus seal, eks ole, mis nende autodega toimub. Ja selle süsteemi suur eelis on veel see, et ta ei tee pilte, mitte kellegi privaatsust ei rikuta, aga ta annab nii-öelda kastikesed, klassifitseeritavad kastikesed, millest on võimalik siis palju analüüsida. Kas me suudaksime tuvastada ja eristada ratturi ja jalakäija või ütleme tõuksi mingeid erikategooriaid? Või on lihtsalt üks subjekt? Kindlasti me saame esiteks selle kuju ehk tema üldmustri järgi. Sest tegelikult mustriks ei ole rohkem vaja kui umbes 14-15 punkti, hakkab sellest peale, eks ole. Sellega saab mustri ja suuruse kindlaks teha. Mustri omavahelised seosed, püsivuse. See on selline hea algebraaline ülesanne tegelikult. Sealt muidugi ei erista lapsi täiskasvanutest. Ei tea, ütleme, paneme need süsteemid tööle ja vaatame. Ma arvan, et suuruse järgi on võimalik ka seda mingil moel eristada, aga vaatame kõigepealt, kuidas asi täiselt töötab. Mingi täpsusega, ma lihtsalt mõtlen, et teine pool on nagu see, et sa ütled, et kasutad ka võrku, kas see tähendab seda, et teie enda jaoks on monitooritav üle võrgu ka selle süsteemi hetke seis, ehk siis sa näed, et nüüd läks roheliseks, nüüd läks punaseks. Jaa, see peab olema. Ja logi on peal. Ehk sa tegelikult näeksid, mitu rongi läks ja siis on loogiline, et me küsime ka mitu jalakäijat läks. Jaa. Sest kui tal on juba kord internetiühendus, kui ta on ühendus serveriga, siis on mõttekas koguda nii palju andmeid, kui vähegi võimalik. Ja küll siis, see selgub, ma arvan, õige pea, millised andmed on olulised, millised andmeid väärivad edasist töötlemist. Selge, lase rahulikult edasi. Aga ma vaatan, et meil on Toomas Paaver ka laekunud. Tere, Toomas! Allan jätkab praegu, aga ma ei tea, kui Toomast nagu huvitab, siis Toomas saab muidugi jälgida üle võrgu pärast seda meie algust, millele ta pihta ei saanud. Aitäh, pärast informeeriga, kuidas? Saadame lingi sulle. Ja siis Sauele me praegu paigaldame, see on selline hea demolahendus, hea võimalus. Mul on väga hea meel Saue valla üle, et nad võtsid sellise olulise asja ette. Ja ma arvan, et me sealt arendame välja küllaki korraliku lahenduse. Nüüd, kui hinnata selle asja maksumust, kui palju seal maksumust tuleb, seal on muidugi multimodaalne liiklussõlm, kus meil on ka ülekäigurada, kus meil on seal energiat salvestavad lahendused natukene eemal. Ütleme, kui teha puhtalt raudtee jaoks, siis see suurusjärk võiks olla sellise minimaalse võimaliku toote puhul 30 000. Ta võib tõusta, ütleme 50 000, pluss need kohapealsed teetööd. Aga ta mingil juhul ei lähe suurusjärku mitusada tuhat, kui ütleme selles mastaabis neid asju toimetada ja teha.
mis see lisaarendused ja kui palju see ressurssi nõuab. Siin on puhtalt selline, peab olema mõistlik kalkulatsioon, ehk see lisatöö peab olema vajalik ennast ära tasuma. Ja kui küsida, et kuidas seda tasuvust hinnata, siis peaks hindama seda inimeste tervist, elu. Ma ei tea, kas seda on võimalik niimoodi mõõta, aga kui inimestel on raudtee ületamine turvaline ja sellega probleeme pole ja inimestel on vähem stressi sellega, siis ma arvan, on see võit igatahes olemas, sest kõik võimalikud meetodid inimelu hinna arvutamiseks on küllaltki julmad, ma ütleksin, ja tihti primitiivsed. Ja see olekski praegu kõik, et hea meelega ootaks diskussiooni ja küsimusi sel teemal. Jaa, oleks päris mitmeid küsimusi ja kõigepealt kiitus, et sellise asjaga üldse tegelete ja probleem on küll olemas, aga ma võib-olla sellest probleemi püstatusest natukene alustakski, et seal üsna esimesel slaidil oli, et on tähelepanematus või sellised asjad, et aga see probleem laiemalt on see, et inimene on inimene, inimesel on lisaks ka kognitiivsed puudused, et see ei ole pelgalt see riskikäitumine, nagu kiputakse ütlema, siis et kaugeltki kõik need rongi alla jäänud inimesed ei ole kasutanud kõrvaklappe ega pole näppinud telefoni. Et inimesel on palju muid probleeme, miks ta kas ei pane üldse tähele rongi või isegi kui ta paneb tähele, ta näeb, siis ta hindab seda valesti, et neid põhjuseid on oluliselt rohkem ja lisaks peame arvestama ka inimestega, kellel on võib-olla mingisugused kas liikumispuuded või ka siis kognitiivsed sensoripuuded, et oli ka eile meil seal päevadel diskussiooniks seal Allani kolleegiga, et vanematel inimestel võib silmapõhi kaotada funktsionaalsuse ja sul võib olla prill ja kõrvad vaatad, et sul on ju prillid ja prillidega sa ju näed, aga tegelikult sa ei pruugi ikkagi näha või sa ei registreeri näiteks rongi liikumist või sa hindad seda hoopis valeti, et ta liigub teises suunas. Et või on teine moment ka siin, et see vaateväli on nii palju kitsas, et see fookus on ainult otse edasiminekul. Sa ei pööra ennast nii palju, et vaadata rongi suunas. Ja, aga lihtsalt ma tahtsin öelda seda, et see probleem ei kao lihtsalt sellest ära, et selle lahenduse praegu nüüd kõige olulisem nüanss ongi see, et kui täna raudteesüsteem on tegelenud sellega, et paigaldatakse torusid, millega piiratakse liikumist, siis see tegelikult ei anna infot sellest, kas rong tuleb, kui kiiresti ta tuleb ja kus suunas ta tuleb. Ja nagu näitasin ka alguses pilti, et võib olla udu, võivad olla mingid muud nüansid, et isegi täiesti terve inimene ei ole võimeline nägema seda rongi ja isegi kui seda vilet antakse, siis ei ole võimalik aru saada, et kummalt poolt see vile tuli, et kuhu poole ma peaks siis vaatama ja mida siis teha. Et selles mõttes selle lahenduse kõige olulisem osa ongi see rongi tuvastus ja sellest informeerimine, et nüüd siit on siis põhjust edasi arutada, et kui kindel see süsteem on ja kas me saame siis anda inimesele seda infot, et kuule, et kust poolt see rong tuleb või võib-olla ta tuleb hoopis mõlemalt poolt, see on üks kõige ohtlikumaid olukordi, kus inimene võib-olla näeb ühte rongi ja see mõõdub ja siis järgmisel hetkel astub ta hoopiski teiselt poolt tuleva rongi ette. Et jällegi see informatsioon, et see inimeseni jõuaks, aga ikkagi kui me nüüd informeerime inimest LED-tuledega maapinnal, arvestades, et okei, tal on silmad suunatud allapoole ja sellel on ka muideks üks põhjus. Raudtee ületamine samatasandisel ülekäigul on väga ohtlik, on võimalik koperdada. Ma just 2 päeva tagasi nägin Pääskülas, kui inimene koperdas, nii et kotid lendasid, jäi sinna raudtee rõõpa
vahele nii-öelda varvas kinni ja oli ta pikali seal. Noh, jällegi, kui ta oleks ennast vigastanud, võib-olla see nii-öelda vanemal inimesel see püsti tõusmine võiks võtta aega, siis järgmisel hetkel ongi ta rongi all. Et miks inimesed maha vaatavad, mitte ainult selleks, et telefoni vaadata, vaid ka seda, et nii-öelda astuda ohutult siis üle nende rööbaste. Et see probleem on jah palju laiem. Et küsimus on nüüd jah, et kas see valguslahendus siis tegelikult aitab meil lõpuks ära hoida otsasõidu, et võib-olla et jah, tervet inimest ta siis lõpuks aitab, sa saad informatsiooni, et rong tuleb ja oleks tore, kui saaks anda ka info, et rong kus poolt tuleb ja kui tuleb mõlemalt poolt, et tuleb mõlemalt poolt, et ole eriti ettevaatlik. Aga siit võiks mõelda edasi, et kas võiks ikkagi seda edasi arendada, seda lahendust niimoodi, et reaalselt siis ikkagi me tõkestame raudteele liikumise, kas siis tõkkepuu või väravatega, mis sulguvad ja sellisel moel lukustuvad, et inimene raudteele minna ei saa, aga vähemalt saaks raudteelt ära siis teistpidi nii-öelda väravat avada. Aga Allanile siinjuures kohe mõte, et kui Raul ütleb, et seda suunda tuvastada, siis meil on ju võimalik nende elementidega ka noolt näidata, kummalt poolt ta tuleb. No praegu on arendus nii kaugel, et meil on kokkulepe selles, et tulevad lihtsalt ühtlaselt helendavad paneelid, kogu see paneeli ala on ühtemoodi. Me saame võib-olla jagada, üks pool hakkab helendama ja teine pool hakkab helendama. Saame vast seda teha, aga selleks on vaja adresseeritavaid LED-e, see tähendaks tegelikult, me peaksime siis teist tüüpi PCB sinna sisse panema. Või siis lisapaneelikese juurde. No esialgu on see lahendatav sellega, et me paneksime otsa poole veel mingi täiendava sellise tulukese selle suuna määramiseks. Selline mõte ka veel, et siin on 2 teed, eks ole, kui võib-olla minna slaidiga edasi sinna, kus see nii-öelda lahendus oli näha, Saue juhtum, kui räägime sellest. Et siin on ju 2 teed ja perroon on vahel. Et kas nüüd on mõeldud niimoodi, et siis tööle hakkavad ainult need tuled, millist teed pidi rong läheneb? Ilmselt mitte. Mõeldud on see, et tegelikult hakkaksid kõik tööle, sest see puudutab kõiki neid tervet ülekäigu. Siin ongi kohe see oht, et see hakkab seda lahendust nagu selles mõttes devalveerima, et ta annab nii-öelda valeinfot. Mõtleme nüüd näiteks niimoodi, et kui siit Saue poolt inimene tuleb ja ta tahab Keila poole rongiga minna ja tal oleks vaja minna perroonile. Aga nüüd tuled lähevad põlema, et rong tuleb ja ta ei tohiks sinna justkui siis siseneda. Aga tegelikult rong tuleb ju teist teed pidi ja temal oleks täiesti ohutu perroonile minna. Antud juhul on veel see õnneks moment, et need samad tuled seal maapinnal ei ole tegelikult liiklusseadusega reguleeritud ja otseselt võttes ei ole kohustuslikku seda, et ma ei tohi nüüd sinna astuda üle punase tule. Seda küll. Ilmselt oli see vist ka Eesti raudtee mure, et tegemist ei ole ju sellise nii-öelda raudtee tehnokasutuseeskirjast tuleneva lahendusega. Neil on ju see, et on seadus, on määrus ja kõik peaks nagu sellele vastama. Sellised asjad muidugi takistavad innovatsiooni, ehk me ei saa nagu uuemaid, paremaid lahendusi rakendada, aga katseliselt siis võiks ju asju mõelda, aga me peaks neid lahendusi selles mõttes läbi mõtlema, et kuidas nad siis praktikas tööle hakkavad, et kindlasti peaks olema teatud konservatiivsus. Aga jällegi, et tuleks aru saada, et mis on inimese vajadus, kuidas inimene seda olukorda näeb ja mis otsuseid ta siis teeb. Ja kui see süsteem nii-öelda siin rakendub, et see üks mure, et kas ta muutub laisaks, et kui me siia paneme sellise lahenduse, aga teistes kohtades ei ole, et kuidas siis suurt pilti nagu mõjutab, et kuidas ta hakkab käituma teistes kohtades, kus ei ole sellist hoiatavat süsteemi. Nii et, aga jah, mulle tundub, et siin
tasuks nagu mõelda seda, et need kaks teed ja nende nii-öelda need tuled töötaksid selle loogika järgi, et kust poolt ja millist teed pidi rong tegelikult tuleb. Sest kui inimesel on vaja selle sama rongi peale minna, et ta saaks õigesti aru, et kus tegelik oht on ja kus seda ei ole. Sest meil on väga palju nendest viimaste aegade hukkunutest on just sellistest olukordadest, kus on perrooni juures on mitu teed ja rongid liiguvad erinevates suundades ja siis hinnatakse olukorda valesti. Näiteks ka seda, et inimene vaatab, et rong tuleb ja see tuleb sinna jaama ja ta arvab, et see on see rong, mille peale tema tahtis minna, aga tegelikult oli hoopis kiirrong, mis oli eelmine rong ja sõitis lihtsalt jaamast läbi ja inimene sellepärast sattus jälle rongi ette, et see oli kas eelmisel või üle-eelmisel aastal üks selline konkreetne juhtum. Ja teine, mis oli siin just aasta lõpus Nõmmel, kus vanem härra jällegi nii-öelda jaama läbiva kiirrongi ette astus, tulles ise või tegelikult teine rong seisis või kuidas see olukord seal oli, igatahes ta hindas jällegi olukorda valesti, arvas, et see rong jääb sinna seisma, aga tegelikult ta ei jäänud seisma. Seal oli depoosse sõitev rong, mis ei peatunud perrooni ääres. Aga siin on üks variant tõesti see, et topeltsüsteem, et ka seal perrooni tasandil on mõlemale poole vaates teised e-katendi elemendid, aga siit tekib teine küsimus, et kas meil on välistatud see, et mõni rong liigub vastassuuna rööpapaaril. Ehk et ma pean mõlemat suunda vaatama mõlemalt rööpapaarilt. See ei ole täielikult välistatud, aga see on eriolukord, et täna ütleme nii-öelda normolukorras need rongid sõidavad ikkagi ühes suunas ühel rööpapaaril, et nüüd on ju kuni Keilani 2 teed. Siin tükk aega oli ju Pääsküla ja siis selle, mis ta on nüüd? Keila vahelt. Mitte Keila, Hurdani oli üks tee, eks? Padulani oli see. Või Padulani, jah. Et see nüüd siin mõned aastad tagasi lahendati ära, et tehti lõpuks see teine tee, et nüüd saavad rongid sõita nii-öelda ühel rööpal algusest lõpuni. Niivõrd kuivõrd pärast Keilat on Paldiski suunal ja siis sinna Riisipere suunal on üks rööpapaar. Mida saaks olemasoleva tarkvaraga teha, on see, et saab juhtida neid erineva rööpapaari elemente erinevalt. Ütleme, et kui nüüd selle joonise järgi lähemal rööpapaaril on rong, mis tuleb lähemal rööpapaarile, siis selle alad hakkaksid kohe 30 sekundit enne vilkuma punaselt ja teise omad näiteks kollaselt. Teatud arv aega enne rongi eeldatavat kohale jõudmist oleksid mõlemad vilguksid punaselt. Saab muuta vilkumise sagedust sõltuvalt rongi kiirusest või kiiruse langusest. Sest meil on ka siin ülekäigu koha juures need samad sensorid üleval ja me saame sealt veel täiendavat infot selle rongi kiiruse ja kiiruse muutmise kohta. On võimalik ka näiteks rongi kaugust mingil moel kas sagedusega hinnata. Kui panna värviga, siis see pilt läheb liiga kirjuks, mida vähem neid värve on tegelikult, seda lihtsalt asi toimuks, aga selline eristamine oleks esimeses tähenduses võimalik, aga see eeldaks siis seda, et Saue vald kui tellija, nendega peaks olema see läbi räägitud, et meil käib elektroonika projekteerimine, seda muudatust on võimalik sisse viia, see ei ole üldse keeruline muudatus, et panna niimoodi tööle, et kummalgi rööpapaaril nad vilguvad eri värviga ja siis värv ühtlustub punaseks siis, kui see rong on näiteks 15 või 20 või 10 sekundi kaugusel. Ilmselt on see katsetöö küsimus, katsetamise küsimus, et kõigepealt tuleb läbi mängida. Et praegu nagu ma saan aru, et see oleks oluline lepingu mahu muudatus, kui lisada 2 tee vahele sinna, kus minnakse perroonile veel lisaks nii-öelda e-katend. Ei, need e-katendid on ette nähtud, siin on 4 asukohta on siin kummalgi pool rööpapaari. Okei. Nojah, siis oleks
põhimõtteliselt jah, lahendus see, et kui need saab nii-öelda kummagi tee jaoks mõnevõrra erinevalt tööle panna, et Ma pean tööjõul kontrollima ka selle, et jooniselt nad niimoodi paistavad, jah. et siis noh, selline olukord on täiesti võimalik, et tegelikult tulebki rong ka mõlemalt poolt ja siis on väga oluline, et töötaksid nii-öelda mõlemal teel need hoiatused. Me saame teha ainult vaikiva eelduse, et kui ta tuleb näiteks joonise vaates paremalt poolt, siis ta läheb nii-öelda ülemisele rööpapaarile, kui tuleb vasakult poolt, siis alumisele. Et see, kui ta on 1,5 kilomeetri kaugusel, seal võib olla kas üks rööpapaar äkki või noh, ta võib äkki rööpapaari vahetada seal lähemal jaamadega. Kusagil on need sellised nii-öelda hooldepöörmed olemas küll, sest kui on nii-öelda raudteeremont, et siis selle jaoks on teatud vahemaa tagant pöörmed olemas, jah. Aga jah, nagu ma ütlesin, et normolukorras praegu nii-öelda kaheteelisel raudteel on ikkagi suunad selgelt paigas. Siin tuleb väike Arduino taoline lahendus sisse, selle kaudu on võimalik juhtida, programmeerida ja teha, et noh, see asi peab olema eemalt juhitav, et idee oli just see, et minimaalse võimaliku tootega alustada ja siis seda järk-järgult testimise käigus minna keerulisemaks ja sellega võime hästi hoolikas just seetõttu, et inimkäitumine, et inimesel on kalduvus minna järjest mugavamaks, täpselt loodusseadus, eks ole, et jõgi voolab olla mäge. Et ei tohiks anda sellist nagu liigset turvalisust või petlikku turvalisust inimesele. Jah, ja selles mõttes on õige, et kõigepealt panna tehnoloogiliselt asi tööle, et me oleme veendunud, et asi toimib ja alles siis hakata tuunima. No jah, see kehtib ju ka nende raudteefooride kohta, et miks on 3 tuld, et on üks valge vilkuv, siis selle valge vilkuva ülesanne on anda infot, et foor on töökorras. Ehk kui see ei vilgu, siis see tähendab, et foor ei tööta ja siis peab olema ekstra ettevaatlik, ehk jällegi nii-öelda vastutus lükatakse rohkem nii-öelda selle raudtee ületajale kui raudtee infrastruktuuri valdajale, mis peaks olema ikkagi selline nii-öelda eriolukord jällegi, kus siis pigem raudtee infrastruktuuri valdaja peaks minema selle ülekäigukoha juurde, panema lipukesega mehikese, kes nii-öelda asja korraldab. Et mida on tehtud siin Tallinna linna territooriumil nii-öelda, kui raudtee oli siin remondis ja need ülesõidud eriti ei töötanud, et paigaldati uusi tõkkepuid ja süsteeme, siis neid ei saadud pika aja jooksul tööle ja siis pandi nii-öelda ülesõiduvalvurid paika. Aga jalakäijate osas meil jah, veel sellist nii-öelda ennetavat suhtumist ei ole näha olnud. Ja, aga praegu, mis ainult ütleme riistvara puudutas, me kaabelduse puhul veel hoolega nagu jälgime seda, et oleks võimalik sellised erinevad ümberüritused teha. No, meie kaabliks, mida me andsime, oli 4-kiuline 1,5 ruutmillimeetrise läbimõõduga kaabel, et ma arvan, et kuna meie kaubad saadavad 5 ainult, siis see ei ole suur probleem. Meil on üks vaba kiud, ilmselt nagunii igas kaablis, aga see on elektroonikute küsimus ja selle lahendame ära. Kuidas on sellised nii-öelda lollikindlused või igasugused dubleerimised ja mida sellistelt süsteemidelt üldjuhul ka nõutakse? No, toite me ei dubleeri, aga andmeside on dubleeritud, side nende mastide ja siis juhtploki vahel on dubleeritud, vähemalt dubleeritud. Elektritoidet on keeruline dubleerida, sest elu on näidanud, et need rikked tekivad nende e-kivide ja kaabli ühenduskohtadel tänu sellele, et kusagil on vibratsioon, kusagil on aluspinnas olnud nõrgalt ettevalmistatud ja vajub lohku ja sinna koguneb soolvesi, mis jääb nädalateks ja soolvesi sööb siis tavalise PVC juhtme
prao sisse või ta läheb mikropraa kaudu, kohtub pasega ja siis hakkab elektrokeemiline korrosioon. Et uut tüüpi ETF isolatsiooniga juhtmed on sellest patust vabad ja lisaks on meil veel siis Itaalia keelboksid, keelkarbid. Praegu on Itaalias basseinis testimisel 3 meetri sügavusel. See on juba teine kuu lõpeb ja ühtegi märki pole, et ta kusagil millestki järele annaksid. Nad on pidevalt elektriga koormatud. Ma saan aru, et tegelikult Allar vahepeal tõstis korra kätt, et kas oli siin midagi Ma tahaks lisada. rääkida sellest samast, et kui enne kui Padulas ei olnud 2 teed, siis juhtus minu praktikas siuke lugu, kus kaevasime ühte enda kinnistut ja kogemata kaevasime läbi ühe pöörangu toitekaabli. See ei ole olnud mitte mingit dubleerimist, et kui Eesti Raudtee ütleb, et on vaja, ma ei tea, dubleerida või 3-kordseks või 8-kordseks midagi panna, siis seal oli ainult üks väike soolikas, mis oli pandud oma projekti järgsest ja teostusjoonise järgsest asukohast 4 meetrit kõrvale ja kõik toimis. Ja tänu meie sellele jurale 2 tundi raudteeliiklus seisis. See on selline praktiline kogemus. Tublid poisid. Kas see kaabel oli kõris? Ei olnud, see oli lihtsalt liivapinnase sees, vana prügimäe alla maetud liivapinnase sees, ei olnud kõris. Nii, aga kui nüüd ohutusest veel rääkida, et kas selle e-payment raudtee ülekäigu lahenduse kohta on veel küsimusi või kommentaare või saame minna järgmise teema juurde? Mina võin muide kaasa lihtsalt rääkida, kui me oleme siis vaba. Mina vaatan muide seda suure põnevusega praegu ja mina näen, et siin keeletakse millegi väga olulisega, mida meil on väga vaja, eks me peaks neist torulabürintidest ja sihukest asjadest lahti saama ja ma saan aru, et katend, ma algust ei kuulnud, aga et katend hakkab märku andma rongi tulekust, et mingi selline lahendus, millest me räägime, eks ju. Ja ma võin lihtsalt nagu räägin nagu oma taustaga, mis kahtlemata peab raudteel mingeid selliseid asju tegema, aga et ma olen mõelnud, ütleme 10 aastat tagasi ma osalesin arhitektina Tallinna peatänava projekteerimises ja mul tekkisid vaata sellised lihtsalt mõtted, fantaasia mõtted juba siis keegi ei rääkinud, aga mina tundsin sellist asja, et kui meil on seal tihedas linnaruumis on trammitee keskel ja sealt inimesed sõeluvad üle ja tegelikult sealt veel edasi sama teed kasutavad bussid, see on nagu linna, eks ju, oluline ühistranspordikanal, siis mina tundsin sellist asja, et vaat sinna selle koha peale peaks panema ka sellist katendit, niiviisi, et see katend, täitsa kesklinna tänava katend või väljaku katend annab märku ühistranspordivahendi lähenemisest ja et see võiks toimida, et ma lihtsalt näen siin selliseid seoseid. Ma ei tea, ma ei oska midagi küsida, aga kas mingi samalaadne lahendus olemuselt oleks ka täiesti linnaruumis rakendatav, seda võiks küsida äkki. Ja, me oleme ülekäigurahalde juures rakendanud ja tegelikult 2 bussipeatudes, üks on Tehnopoli juures ja teine on siis Tehnikaülikooli peahoone juures, on ka installeeritud need ootajaribad, aga see on just selja taha, et tollal ei olnud nagu selliseid radarivõimekusi ja kokkuleppel Tallinnaga pidi olema see, et me saame bussilt signaali, kui buss läheneb ja siis hakkab see katend helendama seal ootealal. Takiga läbirääkimised, tollase takiga. Nad ei viinud sinnamaani, et me saaksime bussi käest mingil moel signaali, mida saaks edasi töödelda. Tehniline valmisolek on kõik olemas. Aeg-ajalt oleme käinud akuga testimas, põlevad. Aga jah, seda oleks linnaruumi julgemalt ja rohkem tarvis. Võib-olla selle ratarisüsteemiga me saame natukene autonoomselt toitega, saame natukene paremaid lahendusi, et me ei pea neid vedukitele peale panema, kuigi ma ütlen ausalt, et kõik võimalikud asjad, mis liiguvad, on nii elektroonikat täis ja annavad nii palju välja informatsiooni ja me kasutame sellest informatsioonist äärmiselt väikest osa ära üldse.
Minu jaoks on riskikoht siin nüüd see, et ma saan aru sellise asja kõnnitee alale panekust, nii et jalakäija enne teele astumist saab selle signaali, aga trammi olukorras võiks see paikneda trammi perrooni või selle ooteala piirides selles mõttes, et see ei tohiks olla bussi või auto poolt üle sõidetav ala, kuna me ei ole veendunud, et meie moodulid kannatavad näiteks naastrehvi või rasket koormust. Ma julgen arvata, et nad naastrehvi ei kannata, sest metalli ja plasti kokkupuutel plast annab järele, kui tekib konflikt. Raske koormus võib-olla ei ole nii suur probleem, sest teljekoormus veoautol pindala ühiku kohta ei ole nii suur, aga naastrehv on see asi. Ja teine asi on see, et kui midagi selle katendiga juhtub, pahatahtlikult või lõhutakse ja suure kiirusega või suure massiga objekt liigub sellest üle ja toimub mingi õnnetus, siis ei tahaks kuidagi moodi, et see katendi või isegi vigaseks tehtud katend oleks selle õnnetuse kaassüüdlane. Tee peal oleks võib-olla sellised kassi silma suuruseid. Meie üks Portugali partner toodab ka taolisi, mida nad kinnitavad tee sisse, mis on ka sertifitseeritud tee sisse panekuks elektritoitel. Toodab selliseid lahendusi, need oleksid natukene paremad kui sellise suure alapanek kohta, kus liiklus, ka raske liiklus üle sellest sõidab. Kergliiklusega on palju lihtsam. Selle Toomase küsimusele mina pakuks, et tegelikult sellised lahendused võib-olla just sellise trammi puhul oleks pigem adekvaatsed, et raudtee puhul on see pigem selline hädalahendus, et raudtee puhul me peame jõudma raudtee isoleerimiseni ja eritasandiste lahendusteni, sest nagu meile kogu aeg korrutatakse, et rongijuhil ei ole muud teha kui vilet lasta ja inimesest üle sõita. Et kuna rongi pidurdusteekond on niivõrd pikk. Tramm osaleb liikluses ja allub liiklusseadusele ja tramm on disainitud nii, et tramm peab ikkagi pidama saama nii nagu ka iga teine mootorsõiduk, liikudes siis tänavaruumis korrektse kiirusega, ohutu kiirusega, aga jah, teine võib-olla küsimus, mis tekib siit on, kuidas see valgus mõjub inimese silmale ja mis tagajärgi see võib kaasa tuua, sest jällegi vanematel inimestel ja mitte ainult, oleme siin varem ka rääkinud, on kanapimedus ja sellised muud nähtused, kus selline ere valgus võib-olla hoopiski võib olla kontraproduktiivne. Mul üks küsimus võib-olla oleks veel isegi, et vaata, ma olen kuulnud nendest asjadest, et kui siin on räägitud, et kuidagi millegiga tähistamine, signaliseerimine, kõik see olevat jube kallis ja nii edasi. Et kas see on, ma ei tea, kas see on nagu lihtsamini teostatav või nagu odavam lahendus selliste asjade jaoks, et need tegelikult neid ja võib-olla ma oletaksin, et äkki neid jalakäija ülekäigukohti raudteest, mida tegelikult oleks vaja veel palju rohkem, et kas ja nad oleksid ka nagu tähistatud, et selles mõttes, et rong tuleb ja kuidagi, et see toimiks, et kas see võiks anda aluse selleks, et tehaksegi ülekäigukohti rohkem ja need on ka niimoodi siis sellisel viisil signaliseeritud ja mitte liiga kallilt. Ma praegu niimoodi kui me räägime praegu sellest, et selle lahenduse, e-katendi lahenduse ühe objekti maksumus on suurusjärgus siin 30–50 000, siis eritasandi raudtee ületuse maksumus on ilmselt kusagil 1 miljoni kandis ja raudtee enda pakutud täielik signalisatsiooni maksumus läheb kusagile 300 000 peale, siis tõepoolest see lahendus pakuks nagu rahaliselt efektiivsema ja kiirema võib-olla ka lähendi raudtee ülekäikudele, aga sellega ma ei tahaks sugugi öelda, et raudtee ülekäikusid peab olema rohkem, pigem seda, et raudtee ülekäigud tuleb ikkagi viia eritasandisse. Siin on küsimus pigem selles, et meil ei ole selle eritasandi jaoks kuskil raha. Jah, ma ka
kommenteeriks, et kindlasti raudtee on takistus elukeskkonnas ja inimestel on vaja liikuda ja kui vaadata kas või Aero geoportaalist pilte, siis on näha, et raudteest käiakse ju üle väga paljudes kohtades, kus ametlikku ülekäiku ei ole, sest inimestel lihtsalt on vajadus ja millega ei ole arvestatud, et selles suhtes on Toomasel õigus, et neid kohti, kus inimesed peaksid üle raudtee saama ja ohutult, on palju-palju rohkem ja peaksime tagama inimestele nende jalgsi ja rattaga otse liikumise võimaluse. Aga jah, et kas sellise elektroonilise hoiatussüsteemiga võiks neid rohkem rajama hakata, siis ma pigem arvan, et ei, et vastupidi, kõigepealt me peaksime proovima need olemasolevad teha ootuks ja kas või siis selliste lahendustega, kus on inimestele parem hoiatussüsteem, aga veel parem, kui selle sama süsteemi arendaks edasi nii, et meil on väravad, mis välistavad inimese raudteele sisenemise sel hetkel, kui rong tuleb. Ja kui see lahendus oleks maksumusega 10% eritasandilisest, siis minu arust neid peaks tegema massiliselt. Ehk kõik tänased ülekäigud tuleks selliselt teha. Eriti, kus on rohkem kui üks tee, kus on perroonid, nii edasi, et ei ole ma isegi ei võta tõsiselt seda, et väidet, et sellise asja jaoks ei ole raha. Et kindlasti on, arvestades seda, kui palju on pandud täna näiteks Tartu trassi õgvendustele, elektrifitseerimisele, aga ohutusele on palju vähem seda raha pandud, et see on jällegi prioriteetide küsimus. Tundub, et me täna ei jõua selle teise teemani, et me võime lõpuni siin veel viimased 8-9 minutit rääkida selle raudtee teema lõpuni ja jätame selle Kanama sõlme järgmiseks korraks. Jah, järgmine kord Kanama sõlm ja tegelikult mitte ainult, et räägiks natukene siis ka juba täiendavatest või kavandatavatest sõlmedest ja sellest protsessist, ehk siis nii Tallinn-Pärnu suunal linna lähialadel kui ka Tartu suuna lähialadel. Aga loodetavasti sellest keskustelust Allan sai võib-olla siit arendusmõtteid sellele lahendusele, et kuidas seda tehnoloogiat edasi viia ja võib-olla teha siis sedapidi ka paremini söödavaks raudteeettevõtetele ja tarbijakaitsele, et selleks, et tarbijakaitse jõuaks tarbijat kaitsma. Jah, just nimelt. Allaril on käsi püsti. No, ja ma kuulan ka ja minu meelest on täiesti adekvaatne lähenemine kõik ja mõte on hea ja kõik on, aga et ma mõtlen selle eelmisele korrale, kui raudtee inimesed olid puldis ja rääkisid ja siis kõlas see, et me aktsepteerime ainult seda, mida mis on kõikide nende raudtee jumalate poolt aktsepteeritud. Minu meelest oleks vaja avada diskussioon selles osas, et TTJA on väga adekvaatne institutsioon küll, aga et sellised uuenduslikud asjad, mis päriselt tegelikult töötavad, et meie raudteesüsteemis päriselt tööle ka hakkaks ja ilma igasuguse sellise klassikalise raudteebürokraatiate, et tuli raudteele on ju uus juht Eestis, temast vähe abi, kui TTJA on samasugune sõnn edasi, nagu ta siiamaani on olnud, siis ei juhtu midagi, aga seda on vaja murda. Et see lahendus, mida Allan pakub, on väga hea. Allar, mul on märkus siia vahele, et siis on olukord, kus on naised omavahel. No ma ei tea, selles mõttes ma ei ülistaks seda
ega ma ei alahinda, ma ei tea, võib-olla tõesti, võib-olla piisabki ja kui Allan räägib juttu ära, keegi insenerist toetab, on ju. Ma saan aru sellest ohutuse mõttest, aga minu meelest on kogu see raudtee ohutuse teema nagu jäänud kinni kuskile aastasse, ma ei tea, 1870. midagi sellist, noh. Et see on ebanormaalne tegelikult, mis toimub. Ma olen väga allikakriitiliselt vaadanud kõike, mida on nagu mida nagu räägitakse, kuidas on ju, Raul, sinu postitused, Ole postitused. Ma olen seda Olet nagu vaadanud siia ja sinna. Aga tegelikult see, mis nad teevad, see kõik on ju siuke tuule tallamine. Ja nüüd see TTJA vaene institutsioon, kes nüüd vastutab selle eest, nemad ju tegelikult ei tea nagu üldse mitte midagi. Et veel kord, Allan teeb väga õiget asja, aga see on vaja kuidagi nagu massidesse saada ja on vaja murda see müüt, et see raudtee Eestis on midagi nii müstilist. Mina vaatan nagu seda kommertsi poole pealt, on ju, et raudtee on midagi nii müstilist, et ei saa asju teha päeva pealt kuidagi, ma ei tea, mismoodi muutes, on ju. No kuidas ei saa, noh? Kui ei saa, siis veamegi autodega ja siis tulge rääkige, et veame raudteega. Pole mingit innovatsiooni. See innovatsiooni asi on vaja muuta nagu. Sõberid, siit tuleb point hoopis selleks, et siis, kui Allan ütleb, et see asi lülitatakse nüüd käima, kui me oleme selles veendunud, et see meie lahendus toimib, siis tuleb sinna saada kogu meedia taha. Ja meedia annab kindlasti kaasa, jah. Aga ikkagi on vaja ka nagu seda järelevalve poolt on vaja sinna. Et jah, siin on, kui ma võin ka kommenteerida, et ametniku jaoks on niimoodi, et ametnik ei saa välja mõelda asju, mida seaduses või määruses ei ole. Et need kõigepealt peaksid sinna jõudma. Ja selles mõttes on nii TTJA kui ka raudtee infrastruktuuri ettevõtetel täiesti õigus, et nemad peavad lähtuma tehnokasutuse eeskirjast ja sellest, mis seal kirjas on. See on omaette teema, et kuidas need asjad sinna on kirja saanud ja kas keegi on ka nende nõuete, näiteks nende ristete, lahenduste ja nõuete mõju hinnanud, et jällegi, et kui palju siis inimene maksab ja et kas me mitu inimest me siis aksepteerime, et me võime rongi alla ajada aastas. Et see on üks pool. Kuidas nii-öelda üldse sellises riigisektoris innovatsiooni tekitada ja siin Taavi Kotka hiljuti ju siis valitsusele või pähe pannud selle mõtte, et võtta on vaja innovatsiooni premeerida, et raha justkui paneb asjad käima, aga tegelikult me näeme väga hästi seda, et inimestel on häid mõtteid niisamagi, et ei ole selleks vaja hirmsasti rahapatakaga lehvitada ja otsa ette lüüa, vaid tuleb neid kuulata ja teha märkmeid ja siis see innovatsioon ikkagi peaks tulema niimoodi natukene ka ettevaatlikult, et me ei lähe uisapäisa peale ja mina ei julge öelda, et nüüd see on töötav lahendus ja see tagab meile ohutuse. Ma pigem näen siin ka ikkagi teatavaid riske, et tegelikult ju see tulukene seal maas ei välista konflikti. Et sellest tuleb aru saada. Et küsimus on, et me saame parandada seda tänast olukorda, et me informeerime seda ohvrit seal, kes raudteed ületab, siis kui reaalne oht on olemas, et ta oleks siis eriti ettevaatlik, mitte et ta peab kogu aeg olema ettevaatlik, sõltumata sellest, kas see oht on või ei ole. Mis tegelikult devalveerib kõiki neid torulahendusi ja asju ja need ei ole ära hoidnud ka tegelikult ühtegi hukkunud. Allar. Et
see, mis sa ütlesid, et see vilkuv tulukesel on ju, see minu jaoks tähendab signaali. See signaal ei pea olema vilkuva tulukesena, vaid see saab olla ka langeva latina. Aga mina saan aru sellest ja sellest eelmisest koosolekust ja siis veel mõnest vestlusest siin nüüd 2 ohutustunni vahel, et see sinna nagu sellesse olemasolevasse raudteesüsteemi millegi integreerimine või lisamine, et see on nagu võimatu, aga see ei peaks olema võimatu, sest tegelikult selle vilkuva tulukesega, mille Allan on teinud, on ju lahendus väga lihtne olemas. Ja see ju töötab, et kui me kiiruskaamera trahvi saame, et siis tegelikult see sama asi ju töötab ka nagu raudtee puhul ju. Ja vaata, meil oli siin mõned nädalad tagasi juhtum, kus Balti jaamas ju liiklus seisis ja küsimus oli tarkvara uuendamises. Nii et mina saan aru, et raudteesüsteem on ise hädas oma süsteemidega ja kui nüüd sinna tuleb igaüks tahab veel pluginad külge panna, et siis ongi nagu neid ohud ja riskid järjest kasvavad, et ma sellest saan nagu aru, et täna me vaesekesed sõltume tarkvarast, mitte niivõrd sellest betoonist ja terasest ja vasktraadist, vaid pagana tarkvara on see, mis otsustab, kas rongid sõidavad või mitte. Ja meil on veel kasutusel lollvara Vene ajast. Jah, et selles mõttes asi on tõsine ja kõik need asjad peavad olema korralikult läbimõeldud, testitud, võib-olla teha mock-up'i hoopiski kuskil, et ütleme niimoodi, et see on väga julge katsetus Saue ülekäigul, et mujal maailmas ma kardan, et ikkagi ka raudteesüsteem on konservatiivsem ja ennem selliseid asju katsetatakse kusagil Haru raudteel depoos ja siis, kui seal on katsetused läbi tehtud, siis pannakse nad reaalsesse elukeskkonda, et ma arvan, et kui see õnnestub praegu siin niimoodi katsetus teha, siis selles mõttes ikkagi väga julge ja positiivne. 3 käega pool. Ja. Allan. Ma kõigepealt tänan väga hea tagasiside ja asjalike ideede eest, konstruktiivse vestluse eest. Meil oli Soome portaliga, kes toimetab elektroonika valdkonnas, oli ka siin 2020 umbes kogemus. Nad tundsid huvi helikopteri maandumisplatside suhtes, aga nende sõnum oli see, et nad peavad 7 aastat seda korralikult testima väljas enne, kui lubatakse helikopteril sinna leedidega valgustatud platsile maanduda. Et see raudteel võib olla see probleem, see testitavus, nagu on ka merel, eks ole, töökindlus, suur mass, suur kiirus. Aga praegu me oleme läinud nagu ületanud selle raudtee barjääri, ehk me toimetame niimoodi, et raudteest otseselt ei sõltuks. Muidugi oleks parem toimetada siis, kui me saaksime raudteega otse neid innovatsioone teha. Absoluutselt. Aga teate, sõbrad, aeg on nüüd täis, et Toomasel oli veel midagi. Ja mul tuli selline mõte, et ma küsin, kas lisaks valgusele on seal helisignaal ka võimalik? Mulle tundub, et see oleks äkki isegi vajalik ja me ei tahaks, et pimedad inimesed rongi alla ka jäävad ja võib-olla see tõstab ka muus mõttes tähelepanu, aga kas see võiks kuuluda sinna sisse? Helisignaal, jaa, ta võib olla, aga ta peaks tulema kusagilt mujalt, ta katendi seest ei ole praktiline, sest plast on väga kehv helijuht. Ta sumbub, isoleerib, ta on natukene pehmem kui klaas, ütleme. Aga helisignaali... Ma ei ole mingi tehnikaga, aga sa ju saad sealt anda signaali mingile pasunale, mis on posti otsas. Jaa, absoluutselt. See on lihtsalt üks ühendus juurde. No siis ju toimib. Absoluutselt toimib. Ja. Selles väljundis ei ole küsimus, sest juhtblokk annab täpselt need väljundid, mida küsitakse. Ja põhimõtteliselt, kuna me rääkisime ennem läbi ka selle, et siia annab rahulikult ka tõkkepuu juurde panna, siis ma ei näe siin mingit takistust, et lisaks laternale ja helisignaalile saab ka tõkkepuu ühe variandina taga olla.
mida oligi tarvis tõestada. Aga Aitäh. nüüd on küll niimoodi, et aeg on täis ja üle räägitud, et mina tänan kõiki osalemast, Allanit esitluse eest ja et selle teemaga tegeldakse ja innovatsiooni on hädasti vaja ja lahendusi, mis päriselt nii-öelda meil ohutust parandavad. Nii et suured tänud ja kuu aja pärast jälle ja siis võtame nagu lubatud selle Kanamase